Tere tulemast suurele või väikesele isamaalisele õhtule, eks me ise siin otsustame selle. Minu nimi on siis Heidi Iivari ja mul on nüüd olnud rõõm juba 4. korda seda Tartu Kultuuriklubit teha. Ja täiesti ise oma huvidest olen lähtunud, kutsunud selliseid külalisi, kes mulle meeldivad. Täna siis suur isamaaline õhtu. Miks? Lähtusin täiesti oma kogemusest, nii nagu üldiselt on teada, ilmselt isegi teadust ei ole selleks vaja, et kui inimene siis kolib teise riiki, nii nagu mina olen kolinud Soomest siia Eestisse, ta hakkab paratamatult mõtlema, et kes ta on, kust ta tuleb, mis tema siis nii-öelda see oma identiteet on, kui palju see on siis seotud rahvusega, kui palju see on seotud mingi muu taustaga. Ja eks siis mina ka, ma olen nüüd 13 aastat nagu järjest elanud Eestis, et ka mina siis hakkasin mõtlema ja tekkisid sellised võrdlusmomendid, et just soomluse ja eestluse vahel ja olen mõelnud ka selle peale, et kust see tuleb see minu Eesti või eestlaste fännimine, et kas seal on mingi täiesti, kas see on juhuslik, kas seal on isegi mingid müstikad või miks üldse nagu mingi kultuuriruum on lähedamene kui teine ja teised jälle võõramad, kaugemad. Ja siis teisest küljest jälle see, et mis mul siin nüüd Eestis elades on nagu silma torkanud, kõrva jäänud, eestlaste minu meelest tippa selline suurem isamaalisus, suurem kui soomlaste oma, aga võib-olla ma ise seda lihtsalt ei näe, kuna ma olen ise soomlane, nii et sellest võib ka rääkida. Ja isamaalisus, tegelikult see on ju globaalne nähtus, isamaalisi inimesi on igal pool Soomes, Eestis, USAs, Kongos. Nii et, aga et kuidas see tõesti see eestlaste isamaalisus siis nüüd erineb või mis näiteks teiste rahvaste isamaalisusest. Ja paratamatult muidugi siin nüüd ütleme vähemalt viimase 5 aasta jooksul ja rohkemgi on see selline Eesti rahvusliku vaimustusega meelestatud õhkkond ja mis paratamatult on näha poliitikas. Mulle tundub justkui erinevad parteid tahaksid ise alati määratleda seda isamaalisust. Nii et sellel isamaalisusel on väga erinev sisu on sõltudes sellest, et kes räägib. Ja millal siis rõõmsameelne uhkus oma nii-öelda kodukoha üle või kultuuriruumi üle või üldsegi selline süütu fännimine, kui see saab nüüd süütu olla, siis muutub selliseks ängistavaks ja nagu isegi fanaatiliseks mõtlemiseks, mis nagu juba ohustab ka võib-olla isegi teiste turvalisuse tunned. Kas isamaalisust saab võrrelda religiooniga? See on ka, mille peale ma olen mõelnud. See oleks muidugi üks võimalik seletus, miks nii paljud inimesed tunnevad ennast solvatuna, kui neile tähtsat kultuuririiki kas kritiseeritakse või siis kui oldakse isegi neutraalsed. Ja siis meie head külalised Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, psühholoogia doktor ja Mikk Pärnits, vabakutseline ajakirjanik, kirjanik Pärnumaalt tulnud siia Tartusse. Tere tulemast, äärmiselt hea meel näha teid. Äkki alustame sellest patriootsõnast. See on kuidagi selline hästi tugev, emotsionaalne sõna ja on inimesi, kes on nagu uhkelt kasutavad seda ja mulle tundub, et on inimesi, kes kuidagi võib-olla häbenevad või tunnevad piinlikkust selle sõna puhul ja
ma ise võiksin öelda, et ma võin seda kasutada niimoodi, ma loodan, et kuidagi sealt vahepealt, et ma võin näiteks öelda, et ma olen Tartu patrioot. Ja ilma, et seal nüüd oleks nagu sellist irooniat või lihtsalt, et minule see tähendab seda, et mulle meeldib Tartus elada. Aga et kuidas teile tundub selle sõna sisuga ja kas te ise olete siis, saate öelda, et te olete patrioodid, nii palju ma tean, et sina, Mikk, oled juba öelnud patriood, aga kuidas siis Aune, sina kui teadlane saad nüüd meile siis, võid siis meile võib-olla seda patriood ja patriotismi tausta natuke veel avada? Ma siis püüan alustada, see on selles mõttes huvitav, et patri ma olen nüüd uurinud viimasel ajal, kui natukene vähem viimastel aastatel, aga üle 25 aasta etnilist ja rahvuslikku identiteeti nii eestlastel kui venelastel kui siin Baltimaades kui väliseestlaste hulgas, erinevate väliseestlaste hulgas, ja teaduskirjanduses selles, milles nii-öelda mina opereerin, sellist sõna nagu patrioot ei kasutata nende nähtuste uurimiseks, aga minu jaoks ütleme niimoodi, et kuna ta ilmselgelt on siis nii-öelda laias laastus peaks ju patrioot tegelikult muidugi olema nagu oma isamaaliselt meelestatud isik, eks ole, või oma isamaad armastav isik, et Tartu patrioot on isegi nagu mõnes mõttes kummaline mõiste, eks ole, kuna sõnas patrioot ju on sõna isamaa sees. Aga mina ütleks küll enda kohta, et ma olen patrioot ja mul ei ole nagu mingit muret seda öelda, et aga need erinevad tähendused on nagu rahvuslikus identiteedis nagu alati sees, et seda saab võtta nagu positiivse tundena, nii nagu sa ütlesid, et selline uhkus ja heaolu ja kuuluvustunne. Ja seal saab olla see nii-öelda vastandumine ja eristumine tugevamini sees. Nüüd küsimus on see, et kes kuidas seda, et milline see erinevatel inimestel on ja kes kuidas seda näeb. Et kui seda näha sellise nii-öelda võitlusliku tundena, et siis seal kindlasti on need negatiivsed aspektid sees, aga öeldes kohe ära, ma loodan, et meil on aega sellest siin pikemalt rääkida, aga kõige suurem muutus, mis Eesti identiteediga on viimase 25 aasta jooksul toimunud, on just see nii-öelda avatud, rõõmsa, uhke identiteedi nagu laienemine ja see selline vastanduva identiteedi vähenemine ja see, et ma saan olla uhke ilma vastandamata. Et 25 aastat tagasi need kaks nähtust olid omavahel seotud. Need inimesed, kes olid rohkem uhked, ka rohkem vastandusid. Täna need kaks nähtust ei ole omavahel seotud laias laastus. Kindlasti on neid inimesi, kelle hulgas see on ja kelle hulgas just see identiteedi avanemine, Eesti identiteedi muutumine, mis on ikkagi olnud 25 aasta jooksul, ma ütleksin, et väga nagu põhimõtteline muutus. Et kellele on see muutus olnud liiga kiire ja nad näevad, et nemad ei ole seda laadi, eestlased ei taha olla või nad nagu igatsevad taga mingisugust muud eestlust või kardavad, et see eestlus läheb kaotsi, kui ta muutub liiga avatuks. Sellest me kindlasti räägime veel. Nii et sinu jaoks, ma jään mõtlema selle peale, et see, kes ütleb, et on patrioot, et loomulikult ta ise arvabki, et see on nagu positiivne mõiste, aga siis jällegi võib-olla kellelegi teisele see on hoopis nagu negatiivne. Et see ongi see, kuidas me näeme ja just see, nii nagu nähakse negatiivset ja positiivset, et siis kui ta läheb nagu sinna niimoodi nagu teiste rahvuste või inimgruppide nagu või enda seadmine nagu teiste rahvuste ja inimgruppide nagu ülespoole, siis on juba saab öelda, et on negatiivne või siis kui on tegemist natsionalismi või siis šovinismiga. Aga Mikk on tuntud oma selliste poleemiliste kirjutuste pärast ja sul on ka väga huvitavad mõtted selle kohta, et mis on nagu rahvuslus või patriotism ja nii. Aga sa oled ka ise öelnud, et sa oled patrioot ühes intervjuus. Kuidas sina määratled seda? Kuidas sa tunned, et mis mõttes sa oled patrioot? Nüüd on Eestis selline olukord, et kui mida kauem on iseseisvus olnud, seda rohkem on tekkinud minu arust seda, ma ei tea, kas just põlvkondade vahet, aga on terve põlvkond inimesi, kes on sündinud vabas Eestis ja on inimesed, kellel on nõukogude pärand, kogemus niimoodi. Ja mida nüüd, see minu arvamus, aga see noorem põlvkond, et mida rohkem tema nüüd kasvab selles vabas ruumis üles, et tema väljendab ennast palju kuidagi
vabamalt, ta on harjunud sellega, et ta saab kõnelda, ta ei ole kinnises süsteemis sündinud, ta ei ole selle poolt puudutada saanud ja siis on selline tunne, et tekib juba nagu, ma ei tea, kas keeleline või vaimne konflikt selle koha pealt, et arvati, et me kõik mõtleme ühtemoodi Eestist, et kõigi nägemus on sama enam-vähem, aga siis kui nüüd nooremad inimesed on nagu kuidagi maailmas rohkem lülitunud, et nad on avatumad, et siis kui lõpuks inimesed hakkavad nagu satuvad ühte tuppe ja hakkavad arutama, siis tuleb välja, et üks sama termin tähendab teistele inimestele 2, 3, 4 erinevat asja. Et kui nüüd võtta minu see patrioodi teema ülesse, mis oli Eesti Ekspressis minu arust intervjuus. Et ma saan nendest kõikidest mõistetest aru, et iga üks oma värvingus tajub seda mõistet, aga minu enda jaoks väljendus rohkem niimoodi, et oma kodu ruumi piires minu patriotismi kese on minu kodu, mis piirdub minu enda maa-alaga Pärnumaal, et see seostub sellega, et ma austan seda maad, kus ma olen. See tähendab, et mitte maad mingis metafüüsilises mõttes või otseses mõttes, et ma ei loobi prügi sinna maha, ma ei lägasta seda. Ja laiemas mõttes, mis piirdub siis Eesti Vabariigiga, see on ka minu jaoks väljendub selles, et inimene, kes elab selles, et ta ei lägasta seda, noh, ei reosta seda füüsiliselt, aga samas on ka vaimne reostus on minu arust olemas, et seal puudub nagu austus, siis nagu maal on ka mitu tasandit, võib seda võtta nii, kuidas igaüks soovib, aga mina võtan niimoodi, et minul piirdub sellega see, kus mina elan konkreetselt, mis mind puudutab, et see ümber Haapsalu mingid need, kus mina ei käi, need mina ei tunne selles otseselt osalust, et seal on omad inimesed, kes kindlasti tajuvad omamoodi, et näiteks, et need, mis minu kodupiirkonnas kehtivad reeglid, et ma ei eelda, et need teised peavad käituma Tartus või Tallinnas samamoodi, et see on minu jaoks nagu vabadus, et igaüks saab väljendada, aga mingi põhiline inimlikkus siuke peaks seal olema, et ei lägasta, ei kipu kallale teisele inimesele. See lägastamine ja kallale kippumine on muidugi selline jälle, et võib-olla kui on siis tänapäeval kipub olema nii, et kui on erinev arvamus, siis tihti nähakse, et see on kuidagi solvav või et see on kuidagi ründav ja siis inimesed kasutavad seda rikkumist või seda lägastamist just nagu ka ülekantustähendusest, nii nagu siis, kui nad näevad nagu vaenlasi. Ja see on muidugi üks teine teema just, et kellele nagu et muidugi oleks hea, et meil oleks võimalik nagu, et kõik nägemused oleks nagu võimalik esitada nii, et inimesed ei tunneks, et need ei oleks nagu rünnatud. No ma korraks arvamuse esitajani siis isiklikult, kui olen saanud tunda vastukaja mõnele arvamusele mõnel teemal, siis on üks, mitte üllatus, aga selline raputav kogemus oli see, et kui mul ilmus Sirbisse laulupeo lugu, siis ma esiteks üllatusin, et Sirp avaldas selle. Tegelikult oli Nihilist FM-is oleks pidanud ilmuma, aga ma nagu nalja pärast mõtlesin, et minu jaoks Sirp on konservatiivsemat sorti väljaanne ikkagi põhimõtteliselt ja ta on ikkagi tal on kvaliteeditase on ikkagi, standard on kõrge ja minul oli väga vabas vormis, mul ei olnud teaduslik argumenteeritud lugu. Aga minu tutvusringkonnas, kus on sealt minu vanuseid nooremaid, et seal oligi juba ammu nagu siuke arvamus või siuke avatus maailma suhtes, et selline mentaliteet nagu rahvusluse, ta ei ole rahvusluse vastane, aga ta on siukene, et meie otseselt ei taha samamoodi, me ei tunne samamoodi ja siis minu jaoks oli nagu tavaline arvamus, aga ma panin ta lühidalt nagu kirja nagu ja siis
tuli välja, et paljud ei arva samamoodi. Jaa, ei arva jah. Vist enamus ja, aga tulla tagasi sinna põlvkonna, ma tahtsin Aunelt juba küsida seda varem siin ja sealt me jätkame kindlasti ka selle laulupeo teemal, aga enne sealt läks läbi see põlvkonna teema, et mis sa ütled selle kohta, et kas sa näed teadlasena, on seda näha selgelt, et sa oled tõesti eestlaste rahvuslikku identiteeti uurinud. Kuidas see põlvkonnad, erinevad põlvkonnad on näha seal nende rahvuslik identiteet? Jah, see meie esimene suur uurimus oligi tegelikult 3 põlvkonna rahvusliku identiteedi uurimus Eestis ja nii-öelda välis-Eestis, aga et siis me võtsime just alla 30-aastased, 30-60-aastased ja 60+ inimesed. Aga ütleme nüüd, et üks asi, mis rahvusliku identiteediga juhtub nagu igal pool ja seda on väga palju näidatud, on see, et inimesed vanemaks saades muutuvad rahvuslikumaks, et nende nii-öelda selline isamaalisus ja eriti oma kodukohaga ja isamaaga seotud tunded muutuvad tugevamaks. Et see on nagu läbiv teema ja seetõttu enamasti vanemad põlvkonnad nii-öelda süüdistavad või muretsevad sellepärast, et nooremad enam ei ole piisavalt isamaalised või et rahvuslik identiteet kuidagi kaob. Aga selle koha pealt võib rahustada, et küll need nooremad kasvavad ka vanemaks. Et kui nad on ikkagi nagu lapsepõlves selle kultuurikogemuse saanud, et kui seda ei ole antud muidugi, siis see kaob tõesti ära. Aga kui nad on lapsepõlves kultuurikogemuse saanud, siis kui sa 20-aastaselt ei ole suur patrioot, siis ei tähenda seda, et sa 60-aastaselt ei pruugi seda olla. Aga mis on Eestis, minu arust, mis Mikk ütles, on väga huvitav, mis on Eestis juhtunud, on tõesti see, et Eestis kõige suuremad sellised sotsiaalsed erinevused ka väärtustes ja identiteedis on just põlvkondade vahel, kui teistes riikides on sageli need nii-öelda haridusgruppide erinevused, siis Eestis on hästi suured erinevused põlvkondade vahel. Nii tolerantsuses, sellises sallivuses, identiteedis, et meil on see muutus toimunud lihtsalt nii kiiresti, mis mujal maailmas on arvatavasti need muutused ühiskonnas on palju aeglasemad. Ja see ühiskond, kus on üles kasvanud tänased 60-sed versus tänased 20-sed on olnud väga erinev ühiskond ja rahvusliku identiteedi mõttes see kujunemise aeg on ikkagi väga selgelt kuskil selline 15. eluaastaks, et kui sa selleks kuni 15. eluaastani oled nii-öelda ühes kultuuriruumis, siis kindlasti on üksikuid inimesi, kes veel muudavad kultuuri, aga üldiselt on nii nagu üks väliseestlane mulle kunagi hästi ütles, et kui tema siis 44. emigreerus, siis ta oli umbes 20-aastane ja kui ma 95. aastal või kuskil 96 temaga intervjuud tegid, siis ta ütles, et minu vanuses ei ole midagi võimalik muud olla kui eestlane. Lihtsalt nagu viidates sellele, et ta kasvas lapsena üles Eesti kultuuris ja nüüd on ta veel nii vanaks ka saanud, et tal ei ole lihtsalt nagu muid valikuid. Aga mis ma tahtsin veel tegelikult öelda selle Miku jutu peale, et kui tõesti, kui me siin 90-ndate teises pooles küsisime seda, et mida tähendab eestlaseks olemine, siis see oli väga standardiseeritud vastus. Need olid 3 asja, üks millest Mikk rääkis maa, see on väga läbiv teema ja see on tõesti niimoodi, et inimesed räägivad sellest, et kas see on siis minu kodukoht, minu vanavanemate maakoht, või nad räägivad Eesti kontuurist, sellest nii-öelda kaardikujutisest, mis meil euro peal on, eks ole, et see maa võib olla nagu erinevate vaatenurkade alt, aga maa on hästi tähtis. Loomulikult on keel teine selline asi, millest inimesed räägivad. Maa ja keel on kusjuures täiesti võrdsed, et keelest meil räägitakse ühiskonnas palju rohkem, aga maa on täpselt sama oluline. Ja 3. teema toona oli võitlus iseseisvuse eest või selline nagu see võitlus püsima jäämise eest ja selline võitlus mingi asja nagu nimel. Et see võitluse teema, kui ma nüüd 20 aastat hiljem tegin täpselt identset intervjuud inimarengu aruande jaoks, et vaadata, mis on need muutused, mis on nagu ka sisus toimunud, mitte ainult tugevuses, et siis see võitlus oli ära kadunud. Seda võitlust enam nagu niimoodi massiivselt ei ole ja see nagu identiteet on läinud harali, et need tähendusi on palju rohkem, et ei ole selline, et me saame öelda, et eestlaseks olemine tähendab erinevatele inimestele sama asja. Et ta tähendab väga erinevaid asju, see keele ja maa teema on seal alles, aga seal on nagu muid asju tulnud nagu nii palju juurde. Et ses mõttes ütleksin, et miks sa nagu kirjeldasid seda minu arust väga hästi, et inimest ja kui me räägime eestlaseks olemisest, siis me võib olla niimoodi, et me räägime 2 erinevast asjast. Ma lugesin ka ühte seda artiklit ja seal oli näiteks võib-olla hästi üksikud on sellised kommentaarid tulnud seal informantide käest, et näiteks, et see keel on tõesti see ühine faktor ka siiamaani, et kui eesti keelt ei oska, siis on nagu eestlasel on raske identifeerida seda inimest eestlaseks. Aga siis seal oli näiteks vist 1-2 sellist ka kommentaari, et sellest ainult jätkubki keelest. Ja minu meelest see on hästi revolutsionaarne see mõte, et jätkub sellest, et sa oskad eesti keelt ja muidugi sul peab olema nagu eesti kultuuri ajaloo tundmine.
noh, ühesõnaga, mis tähendab seda, et inimene, noh, kas või mina, kes nüüd olen siin koha peal ja tunnen kultuuriruumi, oskan keelt, et tegelikult võib-olla on mõni eestlane võib isegi pidada mida eestlaseks ja et see on ka üks variant, kuigi võib-olla ma ise ei teeks nii või et noh, see just, et kes ütleb, noh, kes nagu määratleb seda. Inimene peab ise tahtma ja teised peavad tunnustama, seal on need kaks poolt, et ja eestlased selles mõttes vähemasti hoiakuliselt on hästi avatud, et nad ütlevad, et me nagu peame eestlasi suletuteks, aga selle koha pealt, et kui neilt nagu küsida, et kas eestlane saab olla ka keegi, kellel ei ole Eesti vanemad, aga ta tahab ise olla eestlane ja räägib eesti keelt, siis enamus eestlasi ütleb, et jah, saab küll olla niimoodi eestlane. Et kui sa räägid eesti keelt ja tahad olla eestlane, tegelikult isegi pooled ütlevad, et eesti keelt ei pea rääkima. Aga noh, see tunnustamine, et tunnustada kedagi, kes ei räägi eesti keelt, see on ikkagi keeruline. Et seda inimesed võivad teoreetiliselt öelda, aga nad praktiliselt seda ei tee, aga ütleme niimoodi, et juured ei pea olema. Väliseestlastel, kes eesti keelt ei räägi, nemad rõhutavad juurte tähtsust, sest et nendel, kuna see, noh, et ei ole muid pidepunkte, kui see nii-öelda päritolu eestlaseks, sageli nad enam eesti keelt ei räägi, aga vanemad olid Eestist, et siis nemad rõhutavad juuri, aga eestlased Eestis rõhutavad keelt. Ja. Kas kellelgi on mõni kommentaar hetkel? Mikko on ka nõus. Ma lisaks juurde korra siia veel, et kindlasti, et see rahvustunne, mis areneb, noh, et igal Eesti territooriumil pikalt elanud inimesed, kui mina on 70-80, et mul on ikkagi rahvusidentiteedi tunnetus, mis kindlasti areneb edasi selles punktis, kus ma praegu olen, aga et see on ju kindlasti erinev sellest, mis on praegu 80 aastatel inimestel, see, kuidas nemad näevad, et kui panna inimene, kes on praegu 80-aastane ja kui mina olen 80-aastane, kõrvutada need rahvusidentiteedi tunded, et need peaksid olema kindlasti päris erinevad, et arvestades kui kiiresti kõik liigub, areneb, kui seotud maailm on, info liikumine, kõik need asjad, mis identiteedi kujunemist nagu mõjutavad, et ma ei teagi, kas siis praegused ennast eestlasteks pidavad 80-aastased inimesed ütleksid üldse, et see on eestlus, mida sina 80-sena nagu tajud või tunnetad, et see mõiste minu arust aina kiiremini peaks muutuma. Ja no kui me mõtleme, ma ei tea, 150 aastat tagasi, eks ole, et mille alusel siis peeti ennast eestlaseks või nii-öelda Eesti maarahvaks, eks ole, et siis ja noh, ma ei tea, see üks väga tore näide oli ajastuga, ma mõtlen, et ma ei eksi, et see oli esimese maailmasõja ajal, kui ühe Venemaa linnakese elanikkond muutus nii-öelda 2 nädalaga väga kiiresti, et sakslastest said kiiresti eestlased või nii-öelda nagu linnakese elanikkond kasvas eestlaste võrra väga palju, aga see oli sellepärast lihtsalt, et ühel hetkel sakslasi hakati taga kiusama ja enne need inimesed, kes ennast tahtsid identifitseerida sakslastena, siis ühel hetkel leidsid, et nad võivad tegelikult ennast identifitseerida ka eestlastena. Et sellest, noh, toona oli see nagu sükene palju nagu suhtelisem, et selles mõttes on ka see, et mis identiteedi sa valid, aga ma arvan, et see kiire muutus on just see, mis meil siin ka Heidi viitas, eks ole, et ühiskonnas on tekkinud sellised nagu võitluslikud rahvuslused, et see mure selle muutuse kiiruse pärast ja seda on ka varem leitud, et on mingil hetkel inimesed on nagu valmis pigem nii-öelda välja surema sellistena, kes nad on, kui see, et nad näevad oma identiteeti liiga kiiresti muutuvana. Et ma toon lihtsalt ühe näite, ma siin uurisin ka seto identiteeti kuskil 7-8 aastat tagasi ja minu jaoks oli väga huvitav selle nähtuse võrdlemine Eesti identiteediga, et on setosid, keda on ju väga vähe ja neid, kes ennast nagu puhtalt setoks peaksid ja oleksid seal sündinud ja oleksid nagu ainult setod, et neid on nagu eriti vähe, et enamus inimesi, kes siis ennast setona identifitseerivad, ütlevad, et on seto ja eestlane. Ja siis on see nähtus nii-öelda uussetod, kes on sinna läinud, kellel võivad olla seto juured kunagi, aga ei pruugi üldse olla, aga kes on läinud sinna elama ja kes siis harrastavad ja praktiseerivad ka seda kultuuri mingil kujul. Et nende vastu, kui setod on üliavatud identiteediga sellise nii-öelda erinevate rahvuste mõistes ja see, et saab korraga olla seto ja eestlane ja venelaste suhtes, et neil ei ole nagu mingit probleemi erinevate rahvuste suhtes. Nad on hästi kriitilised uussetode suhtes. Nad ütlevad, et tulgu siia, elagu siin, aga olgu eestlased, et ärgu püüdku olla, ärgu siis nagu tehku nägu, et nad on ka setod. Et nad nagu rikuvad seda nii-öelda õigeks setoks olemist.
ja sa mõtled, kõrvalt vaatad ja mõtled, et neid on ju nii vähe, nad peaksid olema õnnelikud iga noore inimese üle, kes tuleb ja tahab ka mingilgi kujul seda kultuuri hoida. Need on sellised setoturistid või elamusturistid nende jaoks või? Jah, aga et nad pigem, ma ütleksin seda, et neil on see hoiak, et pigem sureme välja sellisena, nagu me oleme. Mitte see, et me lubame oma kultuuri kuidagi lörtsida, ma ei tea, kannavad vööd valesti, eks ole, laulavad seda laulu valesti. Ja kui me nüüd mõtleme eestlaste peale, siis tegelikult võib selle sama asja nagu üle kanda, et kas me võtame omaks neid inimesi, kes tahavad ka tulla siia elama ja olla mingil natukene võib-olla teisel viisil eestlased, rääkida aktsendiga eesti keelt, võib-olla, ma ei tea, pendeldada, käia edasi-tagasi, neid, kellel, ma ei tea, isa on ühest rahvusest, ema teisest rahvusest, et üks vanem on eestlane. Kas me võtame nad omaks ja lubame neil ka olla eestlased või me ütleme, et eesti kultuur on ainult selline, nagu me siin nägime laulupeol õigete rahvariietega, et jumala eest nagu teistmoodi ei tohi olla. Et kui sa kõrvalt nagu maailmast vaatad, siis ma ütleksin, et eestlased peaksid olema õnnelikud iga inimese üle, kes nagu tahab Eestisse tulla ja mingil moel Eesti kultuuri panustada. Inglise keeles on konkreetne termin minu arust, selle jaoks on see cultural appropriation. Ma ei tea, kuidas eesti keeles. Jah, see nagu teise või nagu võõra kultuuri nagu omastamine. Jah, võtta nagu, isegi seal on seda, et noppida sealt nagu mingid endale sobivad nagu nähtused ja siis. Ma aiman, miks see setudele ei meeldi. See on ju samamoodi kui Ameerikas kuskil moeshow'l riietatakse ennast indiaani pärismaalaseks ja siis tehakse mingid show'd. Et üks asi on visuaalne mingi välimus, aga see ei tee setuks, kui sa ei ole elanud läbi neid asju, mida see, ei teagi siis, kuidas öelda, see rahvusgrupp on läbi elanud, et sa ei saa. Ma ei ole toru Jüri, kui ma panen tunked selga, ma panen tööriistavöö endale, see ei tähenda, et ma järsku omandan need kogemused, need oskused, et see võib küll olla nagu solvav, et see sinna juurde käib ju teatud kogemus, ajalooline, piirkondlik läbi elamine. Kui sinu peres ei ole kedagi küüditatud, siis sa ei ole õige eestlane. No jah, see võrdlus tuleb ka tegelikult selles suhtes, et kõigil ei saagi päris samasugused kogemused olla ja asi on selles, et kust läheb see piir, kui palju ühiseid kogemusi peaks olema, et saab kuuluda ühte gruppi ja kui palju jälle võib-olla või varieeruda see. No mina sest tundub, et tõesti settude puhul ei jätku sellest, et inimene ütleb, et mina ausalt väga tahan olla settu. Sellest ei jätku veel. Ma olen kuulnud arvamust, et kui olid mul vastuolulised arvamuslood, siis tulid väliseestlased, tulid kirjutama mulle, oli eestlasi, oli väliseestlasi, oli advokaate, pankureid, oli tava inimesi, ma Facebooki profiili kaudu ei saanud aru, mis amet neil on, aga nad tulid avaldama poolehoidu ja eriti väliseestlased ütlesid, et nemad ei taha tihti võtta osa diskussioonidest laulupeo teemadel, et nüüd nad oma ringis arutavad, aga nad Eesti kultuuriruumis öeldakse, et sa ei ole elanud, ma ei tea, viimased 10 aastat või mis iganes aastat sa ei ole Eestis elanud, et sul ei ole õigust öelda või üldse arvata või kaasa rääkida ja siis teine pool oli see, et mis mulle öelda, et ka mina ei tohiks kaasa rääkida, kuna minu arvamus ei ühti selle malliga, et põhimõtteliselt, et kellel on vastuoluline arvamus või teistmoodi arvamus kui siin samas sees elaval inimesel, et tal ei oleks üldse nagu õigust öelda, kuna ta ei ole kannatanud mingid teatud kas kujutletavaid või päriselt sündinud nähtusi, mis minu arust tundus väga, ma ei tea, kuidas ma nimetan seda, aga diskussiooni piiravaks nõudeks, et see mingi isolatsioon, mis võib tekkida sellega, et see on natukene ähvardavam aspekt kui näiteks mingi väljaränne või sellised asjad, et ja minu arust, mina süüdistan nõukogude võimu selles, et lihtsalt osa põlvkonnast ei ole harjunud sihukeseks avatud vestluseks võib-olla, et soovitakse ka võib-olla konflikti vältida või samas jällegi nüüd on see erinevad võistlevad grupid, aga samas nagu
on väga tähtis kuuluda nagu ühte gruppi, võib-olla on raske kuuluda mitmesse gruppi korraga. Jah, see on see. Siit see usuliikumise element minu arust tuleb ka sisse, et see, kui vaadata EKRE ja Trumpi ja üldse siukse natukene võib-olla autoritaarsemate mõttelaadide juhte, siis seal on üks element selles kohe paista, et ükskõik mida nad teevad, võivad valega vahele jääda või mingi halva teoga, et nende järgijad, neid ei häiri miski, et nad on 100% pühendunud sellele, nad valisid ära, nagu me näeme Venemaal on paraadil on Stalini pildid ja kõrval on mingid pühakute ikoonid, et tekib, mitte isikukultus, aga tekib, et inimene tahab oma identiteedile mingit nii kõva vundamenti, et ta pühendub ennast sinna nii väga, et tal ei ole mingit taganemisruumi, tundub, et ja diskussiooniruumi ka ei jäeta seal väga. Siin paljud noogutavad, olete nõus? Et kõige julge öelda. Et selles võib-olla on asi, et väga paljud, kes ei ole nõus, et üldse selliste teemad on niimoodi.